Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Covid või post-Covid, kummas me praegu oleme? Pole õrna aimugi, kui aus olla. Aga kusjuures juba räägitakse nagu post-Covidist. Uuringud on tehtud nii-öelda juba post-Covid, aga tegelikult me oleme ju ikkagist veel Covidi. Elame protsessis. Protsessis, jah. Kui sa arvad, et enam ei saa, enam ei juhtu, siis see tuleb ikka. Kas see tuli ootamatult, Maigi? Kusjuures see tuli ootamatult, me räägime siis Tartu linnast, esmaspäeval tuli teade, rangelt soovituslik ja kui ma mäletan, sind ei olnud, aga esimene lockdown, see oli nagu selline paanika korraks, vaata, mida, kus mu õpikud on, mis nüüd saab. Ja. Siis inimene vaata harjub kõigega ka poomisega. Et nüüd oli nagu okei, juba tead, aga nüüd oli nagu see, ma tean ja ma ei viitsi enam. Ja, see on ka, jah. See on pigem äkki see või nagu, jälle püha müristus, kuna see läbi saab. Ja no kõik mõtlevad seda, kui see teade tuli, siis üks õpilane vaatas teist õpilast ja ütles, ma täpselt ei kuulnud, ma kuulsin ühe kõrvaga, et kuuled või, pekki. Ja. Et selles suhtes, et paljud õpilased sel hetkel andsid nagu mulle suuliselt tagasisidet, et nad ei taha nagu koju minna, sest nad tunnevad, et nad ei õpi seal midagi. Aga ei õpigi ja eriti vaata, kus sul on paar päeva enne vaheaega, siis lihtsalt ju täidetakse. Aeg lihtsalt täidetakse, siis tuleb millegiga täita. No see on lihtsalt kurb, eks ole, aga tegelikult olgem ausad, neid välja mõeldud selliseid ma ei tea, mis ülesanded, neid tuli esimese laine all, neid tuli, ma ei tea, mis teise, kolmas, ma ei tea, mitmes laine veel on, 4. Et tegelikult kui väärtuslik, minu üks küsimus, mis ma nagu kirja panin, üks miinus selles epideemia maailmas on see, et tegelikult need õpilüngad, me ei tea veel, mis õpilüngid, aga ma näen juba selle 2 aastat saab varsti, ma näen selle pealt, et tegelikult on ikka väga suured õpilüngad. Aga ma mõtlen seda, kas on üldse vaja võidu joosta neid ära täita või? Ei ole, ma olen täiesti, ma lähen ikka selles samas rütmis, aga mida ma mõtlen õpilünkade all on ka see, et kui mul on, oletame, mul on 20 õpilast, siis see, kui klassiruumis ma suudan ikkagist umbes silma peal hoida, kes, kus, kuidas, et kuidas ta teeb, siis kui ta on seal kodus, siis ta esitab mulle küll need asjad ja vastab ja nii, aga tegelikult ma nagu ei näe. Ja sa ei tea, sa ei osale selles protsessis, sa ei tea tema tegelikult taset ja vajadust, mis vajab korrigeerimist või täiendamist. Ma olen sinuga absoluutselt nõus. Aga kõige pullim on see, et eksamid olid nagu sama head. Aga mina arvan, ma ei tea, ma lihtsalt arvan, et järelikult tehti lihtsamad eksamid. Kohandati neid, mis on ka okei. Ma arvan, see ongi. Ma arvan ka, et eduelamus on ikkagi väga tähtis õpilase ja mina ei tea, võib-olla mõne õpetajaks ka, mitte mõne jaoks, aga tegelikult on, sa oled ju pingutan, sa oled teinud kas 9 aastat või 12 aastat ja kui sa siis saad ka veel vastu näppe ja sa oled pidanud nii 2 aastat ju vahelduva eduga distantsilt õppima, siis ka veel ei saa eduelamust, see on üks ju kurb. See on ju väga kurb. Ja eks see õpilüngad on nagu üks asi või üldse selline. Aga me peame leppima, et me tegelikult kõiki neid ära ei suuda täita. Mitte kõigile, mitte. Aga meil ei ole eksami aine alla. Meil ei ole eksami alla aine. Ma näen matemaatikaõpetaja, kui tal tuleb see teada, et distants on, tal silmad lähevad, niimoodi klaasistuvad ja tal on nagu paanika, ta otsib kedagi, kuhu põgeneda. Ma tean, ma mõistan. Jah, et kui sul on 9. või 12. klass ja sul tuleb siuke teada, sul on eksami aine, siis sul tõesti vist külm higi läheb. Õpetaja on üks siuke kohusetundlik loom, et ta võtab seda vastutust liiga palju endale, aga kas peab? Ja ma arvan ka, et tegelikult õpetaja ei vastuta siin epideemia ajal nagu. No just, et ta annab ju endast parima, ta ei saa ju rohkem anda. Kui õpilane ei tule, ei osale, ei tee kaasa, ei mõtle kaasa. Paljud siiski osalevad, aga minu arust see on lihtsalt nii raske kodus. On. Ma ei kujuta ette matemaatika kodus.
eelmine aasta Tartu haridusfestivalil vaatasin, oli keemiaõpetaja Treffneri koolist, et mis üles ta näitas oma ülesanded, mis ta tegi. Need olid samas mingi väljavõte, eks ju, ja see, mis ta tegi, mulle meeldis ja see oleks mulle nagu, noh, see lõi mulle pildi, eks ju, ta tegi seal visuaalseid materjale ja kõike, eks ju, aga kui palju sa päevas suudad sellist materjali tegelikult jälgida ja vaadata, nii et sul nagu see kinnistuks ka? No jah, see lüngad, see on üks miinus. Alustame negatiivsest. Mis sinul on miinus Covidi? See, et asjad võivad kuhjuda. Hästi palju asju kuhjub. Ülevaade tehtud tegemata asjadest, kui sa ei ole mingi oma aja peremees või sa ei oska teha, sul ei ole päevikud või kalendrit näiteks ja paljudel õpilastel ei ole neid. Sa räägid õpilastest praegu, eks ole? Ja. Aga õpetajal ka võib kaob ülevaade, et see, ma ütlen minu enda kogemuses see Google Classroom kasutamine, see, et need õpilased kõik nagu esitavad tööd nimeliselt, eks ju, või noh, sinna samma keskkonda niiviisi, et sa näed ka, et kes on sa ju ise koostad nimekirju, see oli nagu väga hea. See räige isiklik vastutus tegelikult. Ma ei tea, see on võib-olla, ma ei tea, kas päris negatiivne, aga see õpetab. See on õpetanud. Räige ekraaniaeg. Ma mäletan, minul oli küll nii, et mul olid silmatilgad arvuti kõrval. Lihtsalt niisutasin silma. Mul isegi praegu, ma tunnen, kui sa seda sõna ütlesid, siis tead... kraabivad silmamuna, ja see oli räige. See oli räige, kusjuures ja mul oli alguses esimese laine, noh, kui see läks nagu kõik, siis mul oli ainult see väike nagu, noh, mul oli läpakas nagu, ja siis ma mul läks kael täiesti kangeks, mu pea valud tekkisid, sest ma pidin vaatama kuidagi imelikult. Ma küll proovisin teha püsti, pikali, kõhuli, selili neid tunde ja asju ja ettevalmistusi, aga noh, see kehaliselt oli lihtsalt kurnav. Siis on mul veel siuke asi nagu välja tood nagu tilu-lilu ülesanded. Okei, vahepeal jah, võib-olla silmaharjutusteks on hea, aga see on ressursi raiskamine. Siis on juba mõistlikum ju teha võib-olla nagu lühem päev, aga ainult sisukas päev ja tilu-liluks jääb see vaba aeg. Aga mida sa mõistad nagu tilu-lilu all? No see ongi see, et mine välja, vaata lund, kõnni, ma ei tea, hüppa ühe jala peal, viska lume sisse, tee lumeinglit ja ma ei tea. Aga ma mäletan esimese laine all oli, et mine vaata kevadvärve, mis tegelikult oleneb astmast. No just. Ei, muidugi. Väikestele... Mina õpetan see aasta alates 7. Et mina leian, et see võiks jääda kas mingi liikumistundi, kehalise kasvatuse ja, aga ka väikestel. Ma ju ei kirjuta gümnaasiumis, et mine... No ja jooksma võib minna, jah. Jah, aga kui ta ei ole siiamaani jooksmas käinud, siis ta vaevalt, et läheb aga võt see oli küll, et õpetajad nagu hakkasid genereerima mingeid ülesandeid, mida nad ei ole tunnis nagu kunagi teinud, ja siis järsku on mingi maali, ma ei tea, maali ja kirjuta selle maali kohta 5 haikut, eks ole, aga tegelikult õpilane ei ole seda enne teinud, see kõik nagu ülju. Ta ei tee ka seda. Või kui ta teeb, siis ta ei naudi seda, vaid see on mingi lihtsalt koore, mida peab kaelast ära saama. Siis on siuke kaootilisus, et vaata, mis asja, kus kohas, mida, kuidas vaata, et alguses, mina olen sellest distantsõppest õppinud, enne kui sa nõuad ülesannet, hästi põhjalikult samm-sammult kirjeldad läbi, mida sa tegelikult tahad. Just nimelt, siis see arvutid ja kaamerate häda. Et kas töötab või töötab, kas net veab välja või ei vea, see jälle ei sõltu ei õpetajast, asutusest ega õpilasest ega lapsevanemast, siis on see, et kas on tugistruktuur, kas on inimene sul kodus, näiteks õpilase seisukohalt, kas sul on kodus inimene, kes oskab sind aidata. Et kui midagi kokku jookseb, näiteks mina tean, see on välisriigis juhtunud, et lapsel oli eksam, nagu see vaheeksam, eks ju, meil midagi siukest, või ütleme tasemetöö ja ta oli valmis, tal oli kõik, tal oli ette nähtud kellaaeg, link, ta oli kohal ja kõik ja siis kadus lihtsalt net ära kodus. Ja 13-aastane tütarlaps pisarates. Paanika hoogsis oli sealt, ema rahustab, aga mis nüüd saab, ma umbes ei saa nagu klassi lõpetada või midagi, siis ema on hästi rahulik ja pere ütleb ka, et rahu, igal asjal on lahendus, et me saame hakkama kindlasti, et see ei sõltunud meist, see olukord, vaat siuksed, et kas sul on see
kas või see toetav sõna või isegi, ma ei tea, mingi juhe tuleb kuskilt tagant ära, aga sul pole mitte kedagi kodus, mida sa teed nüüd, kas sa saad hakkama? Siis on veel ka vanemate hirm, mida need lapsed seal kodus teevad. Kas nad teevad või ei tee, kas nad söövad või ei söö. Kas nad mängivad arvuti? Just, et kas ta tegeleb hoopis mingi muu asjaga samal ajal, kui ta istub seal ja vaatab õpetajale rõõmsalt kaamerasse, aga tegelikult tal on mõtted ja tegevused mujal ja see vähene liikumine. No vaat nüüd on see vastuolu, mis ma ütlesin, et tilulilu ülesanded. Aga no, et noh, tõesti, mulle tundub, et distantsõppel mina ka mingi hetk sain aru, et õnneks mul on koer. Ma võtsin koera ja läksin jalutama ja hakkasin suuremaid ringe tegema. Just sellepärast, et liikuda, et mõned koosolekud, mis olid nagu Zoomis või Google Meetis, siis olidki kõrvaklapid peas ja koer rihma otsas. Sa tegid seda hariduskäiku? Ja, just. Et see oli nagu... Sul tuli ikka väga palju selliseid negatiivseid või no need on ikkagi negatiivsed. Ja ei näe inimesi. Üks on veel, kusjuures minul on see kirjas esimese asjana. Mul on positiivsed ka. Mul on ka positiivsed, aga mul on see sotsiaalne aspekt nagu. Ja ma olen nagu palju ise tundnud seda täiskasvanud inimesena, et see on raske, et sa ei saa nagu suhelda, sa võib-olla mingi hetk nagu ei jõua suhelda enam ja sul ei ole ka seda, et sa saaksidki. Ja no õpilaste seisukohast on see ju eriti oluline see, et sul tekivad ju eluaegsed sõbrad ju. Noh, võtta ise gümnaasiumiajast, eks ole, ja nüüd sa pole... ei tunnegi oma klassikaaslasi. Jah, et kindlasti on mingid oma peod, aga mingid ühised traditsioonid, eks ole, meie kooliski on sellega päris raske olnud, et need ühised olemised kogukonnana on ju kõik ära jäänud või tühistatud siin. Jõulupeodki. Ja jõulupeod, aga see ei sõltu ju meist, meie ju teeks ja lihtsalt, aga me oleme vastutustundlikud, et me võime neid teha selles suhtes hiljem. Ei, no ma loodan, et kuidagi saab, peame siis need õigeusklike pühi. See sotsiaalne aspekti. Siis ma panin õpiharjumuste aspekti, mis läheb natuke kokku sinu sellega, et liiga palju on asju ja et ei ole seda päevikut ja asja. Et tegelikult see õpiharjumus nagu võib hästi kergelt sinna nagu kuidagi ära kaduda, sellepärast, et lihtsalt neid asju ongi liiga palju. Ma räägin, kujutad ette, sul on 6 tundi ja sa teed päeva lahti ja vaatad, mis seal kõik toimub. Ma paneks kinni tagasi. No just nimelt. Ja kuigi samas osad väga naudivad seda iseseisvat tööd ja mõned vaata eriti nendel, kellel tuleb vups. Ja, vups, jah. Aga kellel on juba see, et ta peab töökorraldust 3 korda lugema, mis tegema peab. Nii, need on negatiivsed aspektid. Aga kas sa näed ka nagu, praegu sa oled olnud selles 1,5 aastat, kas sa näed ka midagi positiivset selles pandeemias? Ma räägin ainult enda kogemusest ja minul see oli nagu andis räigelt palju loovust juurde. Et kuidas nagu loomingulisemalt asjale läheneda, et mitte võib-olla nii nagu teaduslikult ja niiviisi nagu mingites raamidest ja tuginedest mingisugustele teooriatele ja mina olen aus, ma olin alati nagu kartsin seda distantsõppele sattumist eelmine aasta. Minu esimene ja ainus mõte oli see, ma ju tulin alles tööle, mõtlesin, peaasi, et nii kaua veab välja, et ma näen kõik klassid ära, et ma näeks need ära. Et kas või see esimene nädal, aga lõpuks läkski ju päris hästi. Esimene pool aasta, detsembris läksimegi ka eelmine aasta distantsile, aga ma olin nii palju ette valmistunud, ma olin ennast tugispetsialistide poolt koolis, eks ju, lasknud juhendada nii palju kõik nende poolt pakutud kursused, need ma olin läbi teinud, ma olin nagu valmis ja kui päris aus olla, minu jaoks töömaht vähenes. Ja teine asi näiteks... Aga miks? Kuidas sul töömaht vähenes? Enamus õpetajad nagu räägivad, et see on, et nad istus... See on müstika, ma ei tea. Või selles suhtes... Sa tõid nii head ülesanded siis? Ma ei tea, võib olla. Või ma proovisin alati nendega arutleda ja rääkida. Ja kusjuures, see oli ka kihvt, et õpilased võib-olla, kes klassiruumis istusid ja vaikisid ja ei tõstnud kätt, olid palju julgemad. Ja ma näiteks jõudsin 45 minutit on tund, ma jõudsin 8 õpilast küsida või temaga nagu, see ei ole päris nii, nüüd ma ei tea, ütle mulle Põhjasõja nagu toimumisaastat, eks ju, vaid oligi, et mis sa arvad, miks tehti selline valik? Ja muidugi ma oleks saanud teha hästi palju koduseid töid aga ma ei teinud. Koduseid töid aga kas sa nüüd oled sellest midagi õppinud nagu
pärast seda, et kas sa nüüd see, kui sa ütled, et sa siis nagu oli vähem koormust sul, sa nagu kuidagi suutsid rohkem küsida õpilasi, kas see on nüüd klassiruumiga kandunud sul või? On, aga ma ei taju seda enam nii nagu kodus olles, sest kodus olles, kuidas see maht vähenes, oli see, et kui mul oli vaba tund, siis ma sain asjad pesumasinasse panna, kuivatisse tõsta, ma sain juba mingit sööki hakata valmistama, see oli kõik võimalik. See multitasking oli jah. Aga seda ma ei saa ju tööl teha, et tööl mul on vaba tund, siis kas ma lähen sööma või ma ei tea, korrastan seal lauda või ma ei tea, täidan stuudiumit. Ja teine asi, ma ei tea, kas on positiivne või negatiivne, aga see õpetas, mis on nagu tegelikult see kõige tähtsam, mis ta teadma peab. Kusjuures ma tahtsin just seda öelda, et mina panin kirja selle, et see avas nagu silmad. Ja. Praeguses hetkes võib-olla ma unustan seda juba päris kiiresti, aga mingi hetk ma sain aru, et vähem on rohkem. Ja. Et kvaliteetselt ja vähem. Ja. Muidugi, selleks läks aega, et seda aru saada. Ja. See, mis sa välja tõid, on mul ka kirjas, et see uued lähenemised, et natukene sellist uut lähenemist tuli, et see on positiivne. Nüüd ongi see, et seda lumepalli efekti tekiks, et kogu aeg tuleb nii palju juurde, et lõpuks me nagu upume sellesse uute lähenemisse, eks ole. Et sellist uut lähenemist, sellist videoõppimist tuli rohkem ja nii edasi, mida saab hiljem nagu ära kasutada, et ma ise lõin ka ju materjale, mida ma saan nüüd ka kontakttundides kasutada väga hästi. Et see on nagu positiivne. Ja need usinad, kes nagu võib-olla salvestasid oma tunde kunagi, võivad seda kasutada, ma ei tea, õppiabimaterjalina. Jah, et saadadki, et kuule, et vaata siit, eks ole, siit ma seletan. Mul on üks punkt veel, mis mulle nagu meeldis. Mina tooks seda positiivsena. Mõni vaatab võib-olla vastupidi, aga distantsõppel kaamerad sees ei ole, on ju tegelikult suva, kuidas sa välja näed. Kas sa oled sätitud, kas sa ei ole sätitud, mis sul seljas on, kuidas on see seljas, kas see on mida iganes. Okei, ma ei kiida heaks pidžaamat ja voodis olemist. See tegelikult ma arvan, et nii mõnelgi õpilasel võis mingi surve maha võtta. Nõus. Minul on üks asi veel, et need mis on võetud nagu üle, mis ma näen on positiivsed asjad mingil määral. Näiteks see, et nagu sinagi, sa ju jätkad selle Google Classroomiga. Ja. Et samamoodi olen mina teinud näiteks eraldi õpiabisi Meetis, et ma saan kasutada seda. Ma ei ole kindel, et ma oleks ilma selle pauguta, mis meil käis ja seda teinud, eks ole. Kui sul aega on olnud? Ei. Ikka oleks nagu kuidagi läinud seda vana rada, eks ole. Ja teine asi, paljud koolid on sisse viinud kas siis 4-päevase õppetöö, näiteks Petersoni gümnaasiumis, et on 4 päeva ja 5. päev on see iseseisev töö. Kas ta on miiliga või ta on nagu iseseisev töö, et ongi ülesanded? Ülesanded. Et nad muutsid nagu oma tunnikava või neid aegu, eks ole, et 60 minuti peale, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja näiteks ka meil ju on ju e-õppepäevad, eks ole, Miina Härma gümnaasiumis. Et mingid siuksed asjad on nagu üle võetud, mille peale võib-olla... Varem ei oleks nagu tulnud. Osad juba tulid ja proovisid ja katsetasid, aga võib-olla Vajadust ei olnud. Jah, õpilastel polnud seda harjumust ka, et nüüd on nagu oskavad. Tõuket. Ja ma tõesti arvan, et kui see nagu veel ja veel kestab, siis me lihtsalt muutume nii mugavaks, et lõpuks mina küll tahaks mõnikord lihtsalt alla anda ka öelda, et mine välja ja vaata lumememme ja kirjuta saksa keeles lumememmest 3 rida. Eks ole. Sa ei tahaks või? Ei, siis ma juba ütlen, et puhka silmi. Okei. Siis on juba, las olla juba nii. Nii et vähem on rohkem ja kui kvaliteetne see haridus on, me ei tea, aga viimase asjana ma tooksin välja 6 punkti, mis on toodud välja, mis COVID-pandeemia haridusele pikaajaliselt siis annab. Esimene asi on see, et hariduses hakkab liikuma vähem raha. Teine asi on see, et paljud õpilased ei naasegi kooli tagasi. Just rääkides siis võib-olla sellistest arengumaadest, et see haridustee jääb paljudel katki. Ebavõrdsus hariduses süveneb, paljudel pole ju interneti võimalust ja selles üldse osaleda selles distantsõppes, et tulevad postiga ülesanded. Ja siis on tegelikult välja toodud, et
tegelikult see tehnika ei päästa meid sellest hariduskriisist, et tehnika pole nagu lõpuni lahendus, et ikkagist peab muutma suhtumist ja vaateid, mitte et see, et tehnika nüüd tuleb ja päästab meid. Ja samamoodi on see, et kõrge panusega eksamid on ebavõrdses olukorras, ehk siis see näiteks, et kas sa saad ülikooli, et kui hea, see oleneb jälle, näiteks võtamegi eksami aine matemaatika, kui palju su matemaatikaõpetaja panustab e-õppesse, et sellest võib hakata sõltuma veelgi rohkem, see komponent võib nagu muuta sinu kõrge panusega eksami tulemust, et kui su õpetaja ongi, vabandust, väga laisk, annab sulle ainult ülesandeid, midagi ei seleta, ja siis on teine kõrval, kes teeb seal elu eest mingeid videosi ja asju, et need ebavõrdsus nagu kasvab. Ja viimane asi, mis on selline rahvusvaheline, mis võib-olla Eestis ei ole nii tuntav, et avalikul süsteemil hakkab olema nagu rohkem nõudlust, sellepärast et inimeste sissetulekud muutuvad pärast Covidit ka, võib-olla ei saa sama sissetulekut või peavad ametit vahetama ja erakoolides on olnud isegi küsimus, et kas õpetajatele saab enam nii head palka maksta, sellepärast et õpilasi on vähem, sest nad vahetavad see public school'i nii-öelda. Et sellised 6 punkti, mis pärast Covidit nüüd või pärast seda epideemiat on hakanud nagu välja tulema. Vot selliselt on lood. Aga mina toon ühe fakti ajaloost. Et äkki meil sünnivad siit mingid suured ideed ja alternatiivid, sest omal ajal 17. sajandil täpsemalt oli üks viimaseid suuri katkupuhanguid 1665 kuni siis 66 Londonis või Inglismaal, ütleme teatud piirkondadest ja ka Isaac Newton Cambridge'i ülikoolis viibis distantsil ja sellel distantsil olles tegi ta väga palju teooriaid ja teadustöid, eks ju, tegi siis katseid, kui ta 1667 tagasi naases Cambridge'i ülikooli oma teooriatega, oli temast 2 aasta pärast saanud juba professor ja me teame ise ka juba Newtoni panust teadusajalukku.